Algav hooaeg toob driftivõistlustele ka muudatusi, ikka selleks, et seda vaatemängulist spordiala pealtvaatajatele atraktiivsemaks muuta. Meil on mitmed klassimuudatused, väiksematest klassidest on tulnud suurematesse klassidesse, autod on võimsamad, meil on enam ei ole ainult BMW rida, on kõvad muutused toimunud selles valdkonnas ja on igasugused erinevaid autosi ka. Lisaks sellele on meil kõikide driftivõistlustel tuning show, car show, kus me näitame mitte mingit ühte kindlaklassi, kus on madalad autod või maastikuautod või Ameerika autod, vaid meil on kõik autod kutsutud kohale, mis on ägedamad kui tavaliikluses liikuvad Škodad. Teada tõde on, et Eesti rahvas on rallirahvas, kuid tuleb välja, et ka driftivõistlused meelitavad alati kohale palju rahvast. Eesti rahvas on leidnud driftispordi. Võin öelda sellest, et meil on väga tugevalt kasvav vaatajaskond igasuguses vanusegrupis ja võttes eelmise aasta kulbilohuvõistlust, meil oli top 32 pro klassis 16 avariid, millest 4 katust. Nagu ralli. No iga aasta üha vägavamaks ikkagi, et tuleb uusi noori sõitjaid, ala areneb ikka endiselt. Tegemist on ju suhteliselt noore alaga autospordi mõistes ja tehnika areneb, autokiirused arenevad, et tegelikult ma arvan, tuleb päris vägev kiire tossurohke aasta. No ma olen just kogu aeg mõelnud, et kuidas seda autot võtta, kas ta on kiire auto või ta on võimas auto? Ta on mõlemat. Tegelikult ongi see võimsus annab ka selle kiiruse, et me sõidame ju väga pehmete rehvidega, me räägime 100 treadwear, mis on nagu ikka väga pehme ja autodel on siuke 800 000 hobujõudu pro autol veel täna, et nad on ka võrreldavad juba träägi autodega, aga nad sõidavad lihtsalt külg ees. Kuidas omal läheb, kuidas ennustad? No ikka tahaks see aasta sõita niimoodi, et homset ei ole, et selle aasta pealt vaatamegi ka pikemat tulevikku, kas minus vanas mehes on see olemas veel, et sõita siis tipptasemel või siis peab hakkama proovima sinna pürgima tagasi minema hobiastmele, et vaatame, elame üks võistlus korraga, aga see aasta tahaks panna nii, et viimaste. No võiks ju arvata, et drift ja driftimisega seotud on rohkem siuke meesteala, aga näe, võta näpust. Ei, see on ikka naistele ka. Et naisi peab ka olema siin, muidu on erinevus rikastab öeldakse. No kuidas teie selle ala juurde sattusite ja kaua olete tegelenud? Mina sattusin puht juhuslikult tegelikult. Ma olen ise õppinud kunagi autotehnikuks, nii et autode tehnika on alati olnud osa minu elust. Ja drift tuli esimest korda, kui Saku Suurhallis toimus, see oli aastaid tagasi, kui ma esimest korda nägin seda. Siis ma ainult unistasin sellest, et tahaks ka sõita. Kuivõrd lihtne või keeruline on sõita driftiautoga? No ega ta on ikkagi keeruline sellepärast, et see tehnika peab olema hea seal rooli taga. Võiks arvata, et tegemist on ka väga kalli alaga. Kas mu arvamused vastavad tõele? Ütleme nii, et üleliigset raha ei ole kunagi, see läheb kõik sinna ja rohkemgi. Sellel hooajal võib driftiradadel kihutamas näha ka ühte nõukaaegset masinat, mis on saanud omale täiesti uue hingamise. VAS 2105, mis on täielikult ümber ehitatud siis drifti suunitluse jaoks. Siin on sellele autole väga kuskilt poest juppe tellida ei saa, et siin on ikkagi keevitus peab käes püsima ja see on niimoodi tehtud. Mootoriks on E55 AMG Mersu siis V210 kere peal. Nii et võib öelda, et sellel hooajal võib näha ka tõelist vanakooli radadel sõitmas. Absoluutselt. See hooaeg näeb. Vanakooli on siin veel, aga see on, ma arvan, et üks kõige vanemaid autosid, jah. Kas võib nüüd öelda, et nüüd kuni sügiseni siis rehvisuitsu kõik kood Eestimaal täis? Jah, me oleme siin Raasilas, siis me lähme siit edasi Laitsesse. Laitsest suundume augustis Pärnusse Nets Drift Championshipile, kuhu tuleb kokku Euroopa kõvimik. Ehk siis sinna on oodata nüüd Rootsi, Soome, Norra, Taani, Eesti, Läti, Leedu võistlejaid. Et see saab olema üks väga vinge. Plus Pärnus on kiirused üle 168 km tunnis sirge peal flipiga. Ehk siis see on nagu crazy. Ja siis me tuleme siia Raassile tagasi, sest Raassile rada sobib ka siukseks võistluseks nagu superfinaalid, kus siis pärast seda, kui iga klassi meistrid on välja selgitatud, pannakse kõik 3 klassi omavahel kokku veel. Ehk siis top 8 kõikides klassides sõidavad veel omavahel ja tuleb siis tõeline kuningas välja.